Tere diskisõbrad ja tere tulemast tagasi vaatame järgmist videot. Pole ammu näinud. Ei ole aega olnud neid videosi nii tihti filmida, aga nüüd tuleb hea video. Me oleme siin Haapsalus, küll me teeme 9 korvi täna, aga see video on koostöös siis Sportify.ee tiimiga. Kui te tahate saada sealt Discrafti kettaid, erinevaid ägedaid ja Discrafti sõbrad teavad ka Ledgestone'i ja Ledgestone alati paneb ägedaid kettad välja, siis sealt on neid võimalik saada. Lisaks sellele ka riiatust, ka see äge särk mul on pärit Sportify meeskonna poolt, sa saad oma trüki ka lasta sinna peale teha, kui tahad ja neil on igast mõnemaid põnevaid aksessuaare veel seal, aga täna me teeme siis 3 ketta challenge'i. Mul on üks ESP Venom, mul on Crystal Sparkle Mantis ja mul on siis ka üks natukene lahjem Jawbreaker Game of Zones zone kaasas. Pean puttima ka selle zone'iga, nii et hakkame siit Haapsalu 13. pihta, mängime 9 rada, vaatame, kuidas ma nende 3-ga hakkama saan. Discraft oli mu kunagine ainulemmik, aga siis hakkas lätitult ka natukene mu südant võitma, aga Discraftile kuulub ikkagi mu süda. Ja kui teie tahate Discrafti osta sealt soodsamalt, siis Rods 10 saate 10% alla ja kõikide ostjate vahel läheb siis 15. septembril loosiga 25-eurone krediit. Nii et saate põhimõtteliselt vähemalt tasuta ketta või võib-olla odavamalt ühe särgi või muu aksessuaari osta. Läheme nüüd esimese raja juurde 13. ja Triple Mando. Ma lähen siis Mantisega viskama. Ai, see on kange. No vaat, juba eksimus. Distantsi mõttes väga õige distants, siit me lähme juba OB3 puttima. Putime siis OB3, kuna ma zone'iga pean puttima, siis see saab naljaks olema. No pikaks ja võtame selle 4 siit. Ja OB4 ja lähme edasi. Ja 14. par 3,98 meetrit. Lähme uuesti Mantisega. Ta on palju stabiilsem, kui need numbrid ütlevad. Sirge vise. Võiks ju võtta mõne 2 ka. No lähme vaatame, 10 sees ta peaks olema. Noh, ja täitsa hea okei drive ju. Ja üks lihtne 2 ka siia, oleme tagasi nullis. 15. par 481 meetrit, paned otse, siis vasakule ainult otse. Esimesega ma lähen ilmselt Venomiga, see on mul praegu selles challenge'is kõige kiirem ketas. Aga hea on ka, kui sul vahepeal on kaasas selline Ranger, millega saad siis kaugust mõõta. Kasutatakse tavagolfis ka, vaatad siit nii-öelda oma monokliga kaugel miski asi on, näiteks kui ma tahaksin teada, kui kaugel see viimane lambipost on, siis piisab ainult korraks siia sisse vaatamisest, kui ma saan teada, et see on umbes 100-102 meetri kaugusel on see nurk. Nii et veidi üle 100 on vaja visata ja tavalist kangekettaga ma läheksin siis suure haiseriga, see on veidi lahjem. Nii et nüüd ma tean, umbes 102 meetrit, väga kasulik, eriti lähenemisvisetel. Ja see on ka Sportify's olemas, mitte küll sama mudel, aga kui kellelgi on vaja, saate sealt ka osta. Ja ta läheb. Vist täpselt nurga peale, ma arvan, et on okei. Ja täpselt ideaalses kohas tavalist ma nädalamängudel ei oska mängida, aga praegu õnnestus ja Mantisega läheneme. Aga siit on muidugi jälle see, et tahaks teada, kui kaugel me siis täpselt oleme. 77 meetrit. Nii et tegelikult võiks zone'iga ka minna, aga lähme väiksema jõuga, lähme Mantisega. Väiksema jõuga küll, jah, aga see on OB. Vist. Nagu ma ütlesin teile, ma tavaliselt ei oska nädalamängul mängida, ei oska praegu ka. Proovime igaks üks zone'iga ka. Aga hea, see videosse ei tule. No nii. Lihtne 4, ei oska läheneda. Maa ja ilm ruumi siin ääres, aga ikka on vaja otse peale visata. Lähme edasi. 16. par 3 ja 85 meetrit. Viska ainult siit august läbi midagi, mis on sirge, hästi väikse feidiga. Mantis saab hakkama, ma arvan. Liiga stabiilne ketas. Jah.
jääme kaugeks, ma arvan, me oleme seal 20 peal. Mulle tundub, et keegi käis tõstmas vahepeal. Me oleme ju 4 meetri peal. Hindla peale, 2 hoopis. Kas oskad discgolfi mängida? Vahepeal. 17. par 3, 75 meetrit kultuslik saare rada, otse peale, zooniga. Oi, kas ta nüüd tuli välja või ei tulnud, ta läks napilt pikaks, lähme vaatame. Kuulge, vaadake seda, apsti. See on siin nii ääres, et siit saaks või meetri sisse võtta, aga teeme lihtsalt apsti 2, väga hea, lähme edasi. 18. par 3, 73 meetrit, lähme Venomiga eeskäega. Ma arvan, et putil. Täpselt kõige ebamugavam koht, kus saab olla. Otse puu on korvi ja kätte vahel. Jälle 2. Kuulge, ärge valesti aru saage. Praegu ma saan aru, tundub, et nagu ma oskaks mängida, aga vahel alati ei ole nii. Ja esimene rada par 3, 70 meetrit. Muidu ma läheks zooniga, praegu lähme mantisega. Oi, madal. Skip. Okei, me oleme kuskil 10 lähedal, veits madal. Jällegi väga tüütu kaugus, mida rannida ei taha, aga noh, jänes šampust ei joo. Joppas, võtame 3. Väga hea. Võtame siit 3. Oleks võinud minna hullemini ja 200 on veel jäänud. Ja teine rada par 3, 70 meetrit. Jällegi selline zooni või putteri rada, aga lihtsalt selle video jaoks Venom. Tagant käsi, väike haiser. Aga jah, siit on veel 3 võimalik mängida. Ei ole 2 puu vahelt. Tegelikult ma tahtsin visata, vaadake niimoodi. No peaaegu jah, oksad võtsid ära. Noh, nii oleks võinud. Ja meil jäi täpselt üks ees käsi zooniga, nii et viskame. Ai, oksad. Kes need oksad sinna pani? Nüüd on 3 ju keeruline saada. Proovime midagi. Asi see oli. Noh, lihtne 4, lähme kohe. Ja viimasena par 3, 60 meetrit ja võtame selle eelmise poogi tasa zooniga. Vist ei võta. Üks asi selle Jawbreaker zooniga on see, et ta on lahjem, klaidib kauem. Ehk siis ta oleks pidanud varem ära minema. Aga meil on nüüd step put. Ja lõpetuseks, mida veel tahta? 2. Nii, aitäh vaatamast, see oli 3 ketta challenge siin samas Haapsalus. Lõppskooriks siin all on kirjas, aga kas -3 või -4, midagi sellist ilmselt tuli. Aga teile, kes tahate odavamalt kettaid, siis sportify.ee Roots 10 saate 10% alla ja siis kõikide ostjate vahel peale 15. septembrit loosime välja 25 euriga poekrediiti. Nii et mine sinna poodi sportify.ee
ja mine vaata üks ketas ja anna siia kommentaariumisse teada, mis ketast sa tahaksid, kui sa selle 25 € endale võidaksid. Aga lisaks ketastele on seal ka erinevaid Nike särke, muid riietusesemeid nii külmadeks ilmadeks kui soojadeks ilmadeks ja muid aksessuaare, nagu näiteks ka rangefinder, millega siis kaugust mõõta, nii et mine vaata sealt järgi. Mina tänan ja näeme juba järgmises videos. Eeldatavasti enne loosi tuleb veel üks video. Au revoir, ciao, blau.